Tervist! Minu nimi on Marek Talts. Olen Viljandi Kultuuriakadeemia kitarriõppejõud ja räägin teile täna elektrikitarrist. Elektrikitarr saavutas suure populaarsus juba eelmise sajandi 60. aastatel. Väga mitmed tuntud ansamblid kerkisid esile, nagu The Yardbirds, Rolling Stones, The Beatles, ning lisaks väga erilise mängustiiliga kitarristid Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck. Elektrikitarri ajalugu aga algas juba tegelikult palju varem ja selleks ma vahetan praegu kitarri ja võtan siit ühe suurema kõlakastiga pilli. Milline võis olla see pill eelmise sajandi 30-40-ndatel? Ta on üsna sarnane akustilisele pillile, tal on suur kõlakoda ja need pillid olid isegi sel ajal veel suurema kõlakojaga ja nad tegid tugevamat häält. Kuid siiski jäi see hääl vaikseks, et orkestrist üle mängida ja selleks oli vaja ühte asja, mis teebki kitarrist elektrikitarri, nimelt helipead. Te näete siin, sellel pillil on üks helipea ja see helipea aitab seda heli siis tugevamaks teha, kui on olemas elekter, kui on olemas kitarri võimendi ja kui on olemas kaabel, mille ma kohe siit pilli tagant ära võtan. Ja ma mängingi teile väikese katkendi. Te kuulete, kuidas see pill kõlab ilma. Ja nüüd paneme siia heli juurde. Palju kuuldavam. Ja seda pilli kasutatigi väga palju džässmuusika mängimisel ja siiamaani. Seda on väga mugav mängida. Tal on jämedamad keeled kui sellel pillil, millega ma alguses mängisin. Aga tüüpiline elektripill, mida tänapäeval rohkem mängitakse, näeb välja nagu see Fender Stratocaster. Ja tema eripära on see, et on täis puidust. Ja loomulikult, kui ta on täis puidust, siis ilma võimenduseta, ilma helipeadeta me kuidagi hakkama ei saa. Jällegi kuulete, ma võtan siit E-tuuri, mis teil kõigil juba selge on, siis see kostub vähe. Aga läbi võimenduse ja helipeade on see tunne juba päris eriline. Kitarri võimendus on ka üks oluline komponent, mis ilma milleta ei saa elektripilli mängida. Võimenduse peal on ka nupud, ta saab kõvemaks keerata, vaiksemaks keerata. Heli saab summutatuks keerata, teravamaks keerata, võimalusi on palju. Ja siin on ka mõned efektid. Efektidest räägin ka kohe ligemalt. Võimenduse kasutamise juures peab lihtsalt olema tähelepanek, et seda väga kõvasti ei keera, sest et muidu lähevad kõrvad lukku ja teistel on raske koos teiega mängida. Üks oluline asi kitarrimängu juures on efektiblokid. Ja kitarristid võivad tunde ja tunde nendest rääkida. Ja neid on tõesti väga palju. Minul on siin kaasas üks väike hulk. Ja ma demonstreerin teile mõningaid efektiblokke. Rütmikitarri mängimisel on hästi populaarne vauablokk. Tihtipeale kasutatakse boostereid. Ütleme näiteks niimoodi, kui mängin teile rütmi. Ja tahan nüüd soolot mängida, siis ma tahan, et ma natukene tugevam olema. Et ma toon seda heli esile. Ja võib-olla ma tahan, et ma oleks veel tugevam, siis ma saan kasutada juba drive või distortionit näiteks. Ja kui ma ikka liiga vähe tähelepanu saan, siis
Eelmise sajandi 80-ndatel oli väga populaarne efekt koorus, mis teeb sellist ilusat lainetavat heli. Mulle endale on väga palju meeldinud selline efektipedaal nagu delay. Natukene läheb sättimiseks aega. Ja see kõlab umbes niimoodi. Üks oluline efekt on veel kaja reverb, mis tekitab sellise suurema ruumi, nagu sa oleksid kuskil vabas looduses või mere ääres. Ja see kõlab niimoodi. Mängingi teile lõpetuseks ühe 4 akordist koosneva pala, mida väga paljudes pop-lugudes kasutatakse. Kasutan siin erinevaid efekte.